Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam. Tere armsad! Täna räägin teemal, et miks ikkagi on maailmas nii palju häda ja viletsust, kui selle kõige taga on hea ja armastav Jumal, kes on pealegi veel kõikvõimas. Et see on skeptikute poolt üsna tihti esitatav argument, et kui selle maailma oleks loonud ikkagi täiuslik olend, kes ei ole mitte ainult täiuslik, vaid on ka selle kõige juures väga heatahtlik ja armastav, siis ei oleks ju maailmas sellist kannatust ja kurjust ja kõike seda, mida me näeme. Siin on sõjad ja sünnivad vigased lapsed ja justkui ilma põhjuseta, et millest selline õnnetus, selline karistus. Või et mõni laps saab väga noorelt õnnetult surma ja et miks Jumal laseb sellel kõigel juhtuda, kui ta tõesti olemas on. Et siin on ju, ei saa ju olla üheaegselt kõikvõimas ja armulik, heatahtlik. Kui sellised asjad juhtuvad, et jah, ta võib olla kõikvõimas, aga veidike sadistlik, kui ta on loonud sellise maailma, kus sellised asjad juhtuvad. Või on ta siis äärmiselt heatahtlik, aga ta lihtsalt ei ole kõikvõimas, eks ole, et ta ei suuda seda kõike muuta, kuigi tahaks. Et tekibki vastuolu, jah, et Jumala kohta võib öelda üht või teist, aga kahte korraga, et ta on kõikvõimas ja armulik ka veel, seda nagu öelda ei saa. Ja hästi populaarne näide selle illustreerimiseks on siis selline kujund, et vaadake, eksisteerib selline pisikene putukas nagu käguvamplane või käguvaablane, kelle eluviis on sedavõrd sadistlik, et ta muneb oma munad teiste putukate vastsete kehadesse ja siis tema lapsed nii-öelda söövad siis elusalt selle teise olendi ära. Et mõelge, milline sadism, eks ole, et hea ja armastav Jumal ei saaks ju midagi sellist luua, et ta looks ikkagi maailma kuidagi veidi nagu eetilisemalt, et Jumal näib olevat eetiliselt ebakorrektne. Ja see näide keerleb ringi juba aastaid ja tuleb välja, et selle näite esitas omal ajal tegelikult Darwin ise, et tema usk Jumalasse kadus, kui ta mõtles selle peale, et selline putukas on olemas, et järelikult kogu see maailm ei saa olla Jumala looming, vaid see peab olema ikkagi mingi selline juhuste kokkulangemise tagajärjel tekkinud selline maailma kõiksus. Ja tõepoolest see loogika on ju väga tugev ja väga õige, et kui selle maailma on loonud Jumal, kes on kõikvõimas ja heatahtlik, siis peaks see maailm olema täiuslik. Jumala looming ju peab olema täiuslik, eks ole. Aga siin on väikene aga. Jumala looming ei ole mitte ainult täiuslik, vaid Jumala looming on absoluutselt täiuslik. Ja need on kaks täiesti erinevat asja. Et mis asi on täiuslikkus? Eesti keeles ilmselt see on seotud kuidagi moodi sõnaga täis. Et täiuslik on see, millest ei ole midagi puudu. Et väike lihtne näide, et ostsin omale arvuti, läppari. Ja muidu igati hea laptop, aga väikene disaini viga on, et nii kui ma ta võtan kätte niimoodi pöialdega vahele siia, eks ole, alati läheb pöial selle välja lülitamise nupu vastu ja hirmus jama on, et pidevalt on arvuti ühest kohast teise liigutamisega see probleem, et ma lülitan ta tahtmatult välja. Muidu igavesti hea arvuti, aga ta ei ole täiuslik sellisel pisikesel põhjusel. Et see on siis näide siis sellest, mis on täiuslik, mis on ebatäiuslik, eks ole. Et täiuslikult ei ole midagi puudu. Või võtame mingi muu näite, et kes oleks nagu täiuslik näitleja, eks ole, et näitlejal peab olema ju palju häid omadusi, et vähe sellest, et ta oskab näidelda mingisuguseid rolle, kehastada,
head näitlejad ju suudavad paljudki, eks ole, et suudavad tantsida ja suudavad laulda ja peavad viisi, eks ole, seal juures. Ja noh, mõni suudab kakelda, eks ole, väga hästi veel ja mõni suudab relvi kasutada ja kõik läheb näitlemisest tänapäeval vaja. Et näitleja, kellel on kõik sellised omadused olemas, on kahtlemata täiuslik näitleja. Aga selline näitleja, kes viisi ei pea, noh, tema ei ole täiuslik, tema ei saa mängida sellistes rollides, kus on vaja laulda ja viisi pidada. Need on niisugused 2 lihtsat näidet siis nagu täiuslikkuse ja ebatäiuslikkuse kohta. Et täiuslikkus on jah see, et sealt ei ole nagu midagi puudu, eks ole, et kõik on olemas, mis vaja. Just nimelt see, mis vaja, et noh, et seale pole sadulat vaja, eks ole, et siga ei muutu täiuslikumaks selle poole pärast, kui talle sadul ka selga panna. Aga mis puudutab nüüd Jumala loomingut, siis Jumala looming ei ole mitte lihtsalt täiuslik, vaid ta on absoluutselt täiuslik. Ja noh, keel on meil natukene vaene, et seda kõike sõnastada. Ma olen püüdnud seda sõnastada nii nagu, et täielik täiuslikkus või siiski ma jõudsin jah selle terminini, et absoluutne täiuslikkus, et mis asi on absoluutne täiuslikkus? Võt absoluutne täiuslikkus on selline asi, et sellest ei jää mitte midagi väljaspoole. Kõik mõeldav mahub ja kuulub absoluutsesse täiuslikkusesse. Et absoluutne täiuslikkus on see, kus on see nõnda nimetatud täiuslikkus ja ebatäiuslikkus kokku pandud 2 korraga. Täiuslikkus pluss ebatäiuslikkus, see on absoluutne täiuslikkus. Ja vedakirjandus toob selle kohta päris huvitavaid näiteid. Öeldakse, et Jumalal on sisemine energia ja välimine energia. Või noh, sanskriti keeles shakti. Et kuidas seda nüüd täpselt tõlkida, et mõnel puhul ma olen kohanud vastuseisu sellisele tõlkele nagu energia. Noh, võib ju ka öelda vägi, eks ole, või noh, teatud selline potentsiaal. Et öeldakse, et see maailm siin, kus meie teiega elame, et see on Jumala välimise shakti või energia väljendus. Aga eksisteerib veel teine maailm, mis on siis Jumala sisemise energia väljendus. Ja seda räägivad ju enam-vähem kõik religioonid, et see maailm siin ei ole ikka see päris õige maailm, et kusagil eksisteerib veel paradiis või Jumala riik või selline nähtus on ju ka olemas nagu nirvana, eks ole, et sellised väga huvitavad terminid. Ja enam-vähem igas religioonis ikkagi sellised mõisted eksisteerivad. Et paradiisi peetakse ju kohaks, kus kõik on täiuslik, eks ole. Kus ei ole probleeme, muresid, kõik on väga hästi. Ja vaata nüüd tekibki küsimus, et kujutame nüüd ette, et me tõesti elame selles täiuslikus Jumala riigis koos Jumalaga, kes on täiuslik, lahke, hea, armastav ja kõikvõimas. Siis sellises täiuslikus maailmas peab olema ju kõik võimalik. Et siin meie ebatäiuslikus maailmas kõik ei ole võimalik. Aga täiuslikus maailmas peab olema kõik võimalik. Ja vot siit hakkavad filosoofilised niidid hargnema. Kui kõik on võimalik, siis peab olema võimalik soovida igasugu asju ja kõik soovid peavad täituma selles imelises Jumala riigis. Ja kui elusolend näiteks soovib ise olla Jumal, siis ka see soov peab ju täituma. Täiuslikus maailmas on see nii. Siin me võime nimetada ennast Jumalaks nii kaua, kui me tahame, aga midagi sellest ei muutu. Aga selles täiuslikus maailmas, niipea kui inimene tahab olla elusolend, ärme ütle inimene, niipea kui elusolend soovib ise olla Jumal, kogeda seda, et mis tunne see siis on. Niipea talle see võimalus ka kohe antakse. Ja mis juhtub selle tagajärjel, on see, et sellele elusolendile tema ümber
tekib uus maailm. Ja põhimõtteliselt võib seda nimetada uueks teadvuseks. Ta lahkus Jumala teadvusest, mis on ju, ma tuletan meelde, see on ju terviku teadvus, üheskoos eksisteerimise teadvus, ühine teadvus. Aga niipea, kui elusolendil tekib soov ise olla Jumal, toimub eraldumine või killustumine ja ta lahkub Jumala teadvusest. Kõik ainult selleks, et ise Jumal olla. Ja siit algabki kogu see materiaalse universumi sünni ja surma ringkäik peale. Et veedalikud tekstid räägivad, et siis elusolend ärkabki ühel kaunil hetkel täiesti tühjas universumis ja ta on justkui Jumal. Ja sealt edasi ta hakkab looma maailma, sest universum on ju veel tühi, ta loob kõik planeetide süsteemid ja elusolendid nendele planeetidele. Kui täpne olla, siis elu on igavene, elu ei looda. Elul ei ole algust ega lõppu. Aga ta loob elusolendite kehad, et need miljonid eluvormid, keda me siin näeme, et kaelkirjakud ja jänesed ja liblikad ja kõik muu inimesed seal hulgas. Et need siis see nõnda nimetatud Jumal loob. Ja selle olendi nimi veedakirjanduses on Brahma. Või Brahma, kuidas see täpne hääldus on. Ja nii see elukene universumis peale hakkab. Teised elusolendid kummardavad teda kui Jumalat. Mitte küll loomad, aga inimesed kummardavad teda kui Jumalat. Ja ta ongi nagu mingis mõttes selline väike Jumal täiesti enda maailmaga ja enda universumiga. Ja vot see ongi siis põhjus, et miks eksisteerib Jumala riigi kõrval ka see teine maailm. Ja nüüd huvitav on see, et sellel siinsel maailmal on ju hoopis teistsugused omadused võrreldes selle nõnda nimetatud Jumala riigiga. Et kui vaimne maailm on igavene, millel ei ole algust ega lõppu, siis materiaalne maailm eksisteerib juba ajas. Tal on algus. Materiaalne maailm algas sellest hetkest, kui see elusolend soovis olla Jumal ja sai oma maailma. Ja kunagi ta ka lõpeb. Ja kõik, mida me siin maailmas näeme, kõik on ju ajutine, allub aja mõjule ja aeg on just nimelt see, mis muudabki kõik ebatäiuslikuks siin maailmas. Et kui me läheme poodi ja ostame mingisuguse ilusa, särava asja, toome ta koju, siis ta on alguses tõesti väga kena, eks ole. Ükskõik, mis ta siis on ta siis mingisugune player või käekell või hoopis mööblitükk. Alguses on kõik väga ilus, kui me pakendist välja võtame, aga läheb natuke aega mööda ja siis hakkab asi juba vaikselt nagu närtsima, eks ole. Ja see on aja mõju. Ja see toimub ka inimeste endiga, eks ole, et me jääme aina vanemaks ja enamasti nagu ilusamaks ei lähe. Ja vaat see ongi näide sellest, eks ole, et aeg muudab kõik ebatäiuslikuks. Aga selle maailma kohta siin peab kindlasti ütlema veel seda, et see maailm on küll ebatäiuslik, aga ta on täiuslikult ebatäiuslik. Või täiuslikult loodud ebatäiuslikkus. Sellepärast, et ükskõik kuhu sa siin ka ei vaataks, üks häda ajab teist taga ja probleemidel ei näi nagu lõppu olevat. Et selles mõttes võib öelda täiesti kindlalt, et siin maailmas puudub nagu igasugune täiuslikkus, et see on täiuslikult ebatäiuslik maailm. Ja mis muudab kõik lõplikult või lõpuks ebatäiuslikuks on just nimelt aeg. Et ükskõik kui meeldivaid kogemusi me siin ka ei kogeks, ükskõik kui täiuslikud ei oleks need asjad või esemed, mida me siin omame ja tarbime,
et aeg võtab selle kõik ära. Et võib esitada sellise lihtsa näite, et kui inimese käest küsida, et noh, et mida sa tahad, et ütle mulle kõik oma kõige suuremad soovid. Ja inimene siis loetlebki oma soovid ette ja sa ütled talle, et okei, aga ma annan sulle su maja ja ma annan sulle su suvila ja ma annan sulle su auto ja maailma kõige ilusama naise ja siis lõputu pangaarve. Aga 5 aasta pärast on lõpp. Siis võtan selle kõik tagasi. Et kes oleks õnnelik sellises olukorras? Et nagu näete, et selleks, et täiuslikkust nautida, tegelikult nautida, peab ta olema ka igavene. Aga see on just nimelt see aspekt, mis selles maailmas siin puudu on. Et siin ei ole miski igavene, siin on kõik on ajutine. Nii et selline see täiuslikkuse ja mittetäiuslikkuse suhe ongi, et absoluutne täiuslikkus peab sisaldama endas ka ebatäiuslikkust. Aga loomulikult see ebatäiuslikkus peab täiendama täiuslikkust, mitte seda täiuslikkust vähendama. Ja sel põhjusel ongi need 2 maailma teineteisest lahus. Ja põhimõtteliselt neid ei ole ka nagu ühest ei ole teist näha, eks ole. Et kui me siin materiaalses maailmas eksisteerime, siis ega me ei näe, et kuskil mingisugune teine maailm olemas on, mingi vaimne maailm, kus on kõik hoopis teistmoodi ja keegi kunagi ära ei sure. Sest seal ju tõesti ei ole, ega seal ei ole võimalik ju kedagi ära tappa, eks ole, ja seal ei ole võimalik kedagi vägistada ja seal ei ole võimalik kedagi röövida ja et see on täiuslik maailm. Aga teisest küljest järgi mõeldes, kuidas see siis täiuslik on, kui niivõrd paljud asjad on võimatud. See võib kõlada veidi küüniliselt, aga ma ei ole mitte küünik, vaid ma räägin siiski filosoofiliselt, et kui tapmine ja röövimine ja kõik selline ei ole võimalik, siis tähendab, Jumal oleks ju kõike muud kui kõik võimas. Aga see kõik on võimalik, seda me näeme oma silmaga, lihtsalt ta on eraldanud need 2 maailma. Ja niimoodi eksisteerivadki täiuslik maailm ja ebatäiuslik maailm kõrvuti. Ja need 2 kokku, selles väljendubki Jumala kõikvõimsus ja absoluutne täiuslikkus tema loomingus. Ja siit edasi viib see meid muidugi juba järgmiste teemadeni. Et kui siin maailmas on võimalik tappa ja röövida ja manipuleerida, siis mis on selle kõige põhjuseks, et see on oluline teemaga, mida kunagi käsitleda. Aga nii palju tahaksin juba täna ära mainida, et põhimõtteliselt eksisteeribki ju 2 peamist, 2 algset teadvusseisundit ja kõik ülejäänud on nende erinevad siis alamliigid või nende kombinatsioonid, et jumalikus teadvuses või nõnda nimetatud Jumalariigis elatakse teenimise teadvuses. Kõik teenivad kõiki, kõik üritavad kõiki rõõmustada, sellepärast, et see on selline teadvusseisund. Ja siin maailmas on vastupidi, et siin ei põhine kõik mitte teenimisel, vaid siin põhineb kõik ekspluateerimisel. Ja ongi 2 ilusat vastandit, teenimine ja ekspluateerimine, need 2 kokku ongi absoluutne täiuslikkus, eks ole. Ja et kui vaimses maailmas põhineb kõik armastusel, siis siin on täpselt vastupidi, et siin hoiavad kõik nagu küüned enda poole, eks ole. Ja see on hästi huvitav jah, et kui järgi mõelda siis, et kuidas nagu ühiskonda korraldada või kuidas üldse elu seada, siis
on ju, võime näha inimestel 2 erinevat maailmavaadet. Mõned ütlevad, et õige eluviis on selline, kui igaüks seisab enda eest. Et igaüks lihtsalt hoolitseb enda eest, hangib ise endale kõik selle, mis on vajalik ja elab ja on nii palju eetiline ka, et kelleltki midagi ei varasta ja laseb teistel ka seda õige teha ja siis ongi elu väga hea. Kui kõik seisavad ise enda eest ja kedagi teist ei häiri. Ja teine maailmavaade on ju selline, et kui kõik hoolitseksid teiste eest, mitte enda eest. Enda eest võib ka hoolitseda, aga kui kõik hoolitseksid teiste eest, siis oleks ju ka kõigil kõik olemas ja kõigil kõik vajadused rahuldatud. Et see on nagu selline teenimise teadvus, aga vaadake, see teenimise teadvuse põhine maailma vaade on ju oluliselt täiuslikum selles mõttes, et siis saaksid ju hästi elada ka need, kes ise endaga hakkama ei saa. Et siin planeedil kahjuks on olemas sellised inimesed, kes juba sünnivad vigaselt või jäävad elu jooksul vigaseks või mingil muul põhjusel ei saa ise endaga hakkama. Ja selline ühiskond, kus kõik hoolitseksid teiste eest, muudkui vaataks ringi, et kus saaks kellelegi midagi kasulikku teha. Võt sellises ühiskonnas saaksid hakkama mitte ainult need, kes ise hakkama saavad, vaid kõik saaksid hakkama. Aga sellises ühiskonnas, kus igaüks peab seisma ainult ise enda eest, see on juba täiuslikkusest kaugel, sest siis on palju inimesi, kes oma eludega toime ei tule ja sealt edasi tegelikult tekib juba kuritegevus ja kõik selline. Nii et sellised mõtted siis täiuslikkusest ja ebatäiuslikkusest ja järgmise korrani. Vandehang